mis on see, mida te olete võtnud oma tänasesse konsultandi käekirja, mis tuleb meelde sellest ülikooli ajast, sellest haridusteest, et on midagi, mis te võite öelda, et näed, täna see on minu osa minu sellisest käitumismustrist, praktiseerimismustrist ja vaat sellel on alge siin kuskil. Algest rääkides ma mõtlesin enne tänast, et üldse kõik asjad, mis mind tööalaselt nagu silma särama panevad, kõik need on jõudnud minu juurde Tartu Ülikoolis. Enne majandusteaduskonnas magistrantuuri tulekut õppisin ma semiootikat, mis on teadusmärgisüsteemidest ja hoopis teine valdkond ja ka suhtekorraldus. Käekirja mõttes ma võib-olla ütleks, et ega konsultant on selline kummaline amet, see tegelikult ei saa otseselt nagu õppida, mingit konsultandi eriala ei ole olemas. Ja mina olen saanud erinevatest ainetest mingeid väga konkreetseid tööriistu ühelt poolt, aga teiselt poolt ka sellist julgust, sest konsultandina sa peadki tihtipeale ise välja mõtlema mingisuguse programmi, mida organisatsioonile välja pakkuda. Ja siis mul on meelde jäänud ka jällegi mingisugused seigad, kui Maja on rääkinud, et no kui meie siin kaubahallis, see oli Tartus 100 aastat tagasi üks pood, on nende kaubahalli teenindajatega tegime nii ja naa ja siis mul tuleb see nagu alati korraks meelde, et Maja ka tegi seal, ise mõtles välja nagu, mis nende kaubahalli teenindajatega teha ja nüüd mina pean ka nagu ise välja mõtlema. Okei, iseseisvus, julgus läbi mõelda. Harald. Et vist on kaks asja, mis on hästi olulised ülikoolis käimise juures. Üks on siis need kursusekaaslased ja teine asi on lõputöö. Minu meelest see on hästi oluline asi. Et vahe pole, kuidas sa vahepeal ainetes teed, see on nagu lõplik näitaja, kuidas sul läheb. Et see peaks nagu olema hästi tehtud. Ja üks asi, mida see lõputöö tegemine kindlasti nagu meile õpetab protsessina on selline kriitiline mõtlemine. Ja siis sa vaatad enda töös ka peale, kas see valim on esinduslik, kas need seisukohad on esinduslik, kas ma peaks erinevaid vaatenurkasid ära kuulama, et kas ma saan selle andme põhjal teha nii suuri järeldusi. Mis on puudus kriitilise mõtlemisega on see, et see teeb natukene loovuse raskemaks, sest sul see kriitiline meel ka peas töötab ja võib-olla materdab mingi hulga ideid maha ja ei saa nii hurraaga peale minna, vähendab mingil määral entusiasmi. Aga ma hetkel ei tea, mis oleks noore inimese jaoks niisama hea viis treenida endast seda kriitilise mõtlemise oskust, sest me võime küll mõelda, ma võiksin ju õppida üle maailma oma parimatelt eeskujudelt. Aga probleem on selles, et ilma kriitilise mõtlemise filtrita sa võid sattuda väga kehvade eeskujude peale, kelle tegelikult ütlemised ja mõtted on vigased ja mis võivad sulle rohkem kahju teha kui kasu. Kriitiline mõtlemine võimaldab sul sellele peale vaadata ja üldse aru saada, et kas sellel inimesel on kõige paremad kavatsused mulle. Aga ma ei tea, kuidas seda mingil muul moel treenida, nii et mõnes mõttes tule ülikooli, tee need muud ained kiiresti ära, suhtle hästi palju kursusekaaslastega ja tee hästi korralik lõputöö ära. Tundub mulle nagu selline hea pakett, et kuidas ülikoolist kontsentratsioonis see kõige parem baas võtta. Aga ilmselt on ka teisi vaatenurki, aga lihtsalt ühe mõtte, mille õhku jätan, kust mujalt seda kriitilise mõtlemise meelt treenida, et sa suudad eristada, et kus on pullikaka ja kus on see asi, mis päriselt peaks korda minema.